Nagu te näete, on meie järgmine paneel digis ning tere tulemast kaasa mõtlema. Aitäh kõik asutuste juhid, kes te olete kohal. Ning suur rõõm teiega koos järgneva 3 tunni sees mõelda, milline on siis uus reaalsus juhi pilgu läbi ja kuidas on olnud õppida ja õpetada teistele kaaskolleegidele, kuidas juhtimine kriisi ajal meid edasi viib. Olge head, ma palun esimese teemana teil kõigil rääkida, milline on olla olnud haridusjuht kriisis ja mida kõige õpetlikumat peate oluliseks jagada kolleegidega, kes teid täna meie ühises aruteluringis kuulavad ja vaatavad. Keegi ei julge alustada ilmselt. Et mina näiteks küll ei julge kedagi õpetada, kuidas oleks õigesti käituda või ma ei tea, kriisi olukorrast õpetust saada, vaid pigem ütleks seda, et see kriis õpetas meile väga paljusid asju. See, mida mainiti ka eelmises paneelis, võib-olla kõige tähtsam on see ärakuulamise oskuse ärakasutamine ja võib-olla inimeste mõistmine. Ja minu sõnum oleks täna selline, et kriisi ajal juhi kõige tähtsam ülesanne on sellise positiivse, edasiviiva ja võib-olla konkreetse info välja loomine. Võib-olla mina lisaks siia juurde, et väga tähtis on see juba siin korratud koostöö ja meeskonnatöö loomulikult, infojuhtimise süsteemsus, aga ka optimism ning kuuluvuse hoidmine kriisi ajal. Et koolis on kindlasti need väga olulised asjad, kui ollakse distantsõppel, ollakse koolist ära, et ei unustataks kooli. Ja võib-olla selliste eesmärkide seadmisel, et me tavaolukorras väga palju proovime vaadata pika perspektiiviga, pika sammuga, et kriisi ajal, kui tulevik on tundmatu, siis on mõistlik hoida perspektiiv lühikesena, päev, nädal või 2 ja tegeleda asjadega, mis on kontrolli all. Et see on võib-olla kriisi olukorras kõige tähtsam, mis oli võib-olla õpetus ka eelmisest kriisist. Ja oli ilmselge ka kevadel, et kindlasti see kriis jätkub, kuigi sellist väga palju optimismi oli õhus ja kindlasti see oli ka oluline, et minna vastu teisele COVID-i lainele sellise tugevamana, et ka selles mõttes õppeaasta eesmärgid näiteks meie koolis on väga tihedalt just seotud nende asjadega, et olla valmis nii distantsõppe jätkamiseks kui ka selle läbiviimiseks, et praktiliselt kõik need 2 kuud, mis on siiani olnud, on selleks harjutamisele läinud. Ja ma loodan, et seekord saame olla edukamad. Ja võib-olla siin kõigile ka teadmiseks, et kus saab lugeda nüüd eelmise perioodi sellisest paremast kogemusest. Hea allikas on Haridusministeeriumi välishindamise aastaraamat 2020, et seda saab lugeda Haridusministeeriumi koduleheküljelt ja seal on päris palju häid artikleid eelmise kriisi kogemustest, et olge hea, lugege ja seal on palju õpetlikku. Ma lisaksin võib-olla eelkõnelejatele veel ühe minu arust olulise aspekti, et me peaksime juhtidena püüdma võimalikult madalal inimeste ärevustaset hoida, sest midagi teha ei ole. Igal koolil meil on päris suur hulk inimesi,
kellest sõltub, kuidas lapsed ennast tunnevad, kuidas vanemad ennast tunnevad. Ja kui inimestel on sisemine ärevus, siis on nad vastuvõtlikud kõikvõimalikele libauudistele ja teinekord ei suuda üldsegi adekvaatselt käituda, nii et seetõttu ja praegune olukord veel toob selle minu meelest väga hästi esile, kui meil tuleb riigi poolt ja linna poolt teinekord ka selliseid vastakaid ütlemisi, siis inimesed ei oska nendega toime tulla ja seetõttu mina arvan alati, et ärevust võtab mingit pidi maha vähekene rutiini sisse tuua, hoida seda rutiini, mis meile selle nii-öelda kindlustunde annab ja alati huumor. Ja oluline on see, et me ei saa mitte midagi sellele olukorrale teha, see olukord on ja me peame sellega hakkama saama. Me ei saa seda viirust olematuks hetkel teha, loodame, et kui vaktsiin tuleb, läheb asi paremaks. Ehk ainuke võimalus meil on selle situatsiooniga harjuda. Ja võib-olla selle sõnumi viimine edasi aitab meil kõigil täiskasvanutel paremini toime tulla. Mina omalt poolt lisaksin juurde paar sellist märksõna, mis on seotud usaldusega. Et meie kõige suuremaks ja parimaks õppetunniks sai see, et me tõepoolest tajusime, et juhtkond saab usaldada personali, personal saab usaldada juhtkonda, kõik õpetajad, kõik töötajad, ka õpetaja abid, õpetaja assistendid saavad usaldada lapsevanemaid. Et meil oli väga toredaid selliseid ettevõtmisi ja projekte, mis tekkisid selle kriisi käigus, kui koostöös lastevanematega toetati lapsi. Näiteks korraldati selliseid videoseansse, kus lapsed üksteist ära ei unustaks. Ja tegelikult jäi ikkagi kehtima see põhimõte, et kui me võimaldame anda võimalikult palju initsiatiivi nendele inimestele, kes seda tööd kas kodust või lasteaiast juhivad, siis see annabki parimaid tulemusi. Et mina sain hästi toredaid kogemusi selle näol, et inimesed, kes meie lasteaiast mööda läksid, andsid mulle positiivset tagasisidet ja helistasid, ütlesid, näed, ma nägin täna, teil oli seal ainult 2 last lasteaias. Aga see inimene seal nendega tegeles katkematult ja see oli tohutult suur ja tore positiivne tagasiside tegelikult sellele, et ükskõik kus me oleme, kõik toimib. Ja ei pea olema selleks kohal juhina, et need asjad toimiksid. Aitäh teile esimese ülevaatliku ringi eest. Aga nagu te mäletate, siis juhtimiskonverentsidel on meil laval käinud palju juhte ja me oleme kuulanud nende kogemuslugusid, küsinud nende isikliku juhtimise välja. Minu järgmine küsimus teile. Teie isiklikuna, igaüks juhina, mis te tundsite, mis puudu jäi kriisis juhina ja mis teile jõudu andis? 2 teemat. Mis te tunnete, et mis puudu jäi ja pidite kompenseerima ja mis teile jõudu andis? Olge head. No võib-olla puudu jäi mõnikord sellisest informatsioonist, mis tavapäraselt me teame, et kui mingi plaani järgi toimub, aga see on täpselt nagu ka distantsõppetund, et on selline must auk tihtipeale, kui õpetaja siis kõneleb ja see tagasisidet ei tule. Et üks õppetund võib-olla oli see, et selline pidev tagasisidestamine on väga oluline, ja ka siis suhtlemine, et kindlasti see peab olema üks selline võib-olla algusel, kui läksime distantsõppele, jäi sellest vajaka, et võib-olla seda ei suutnud nii hästi ohjata ja juhtida. Aga mida päev siis edasi, seda täpsemaks need infovahetused ja tagasisidet tulid, et saada täpselt ja adekvaatset ülevaadet olukorrast. Ja muidugi siis hiljem juba ka lisandusid
nii õpilastelt kui lastevanematelt tagasiside saamine. Et see on ka kindlasti kriisis selline oluline asi ja võib-olla siit eelmisest perioodist ka üks õppetund, vähemalt minule. Võib-olla see, mis puudutab positiivset külge, mina õppisin sellest hästi palju, et ongi vaja tajuda inimeste tolerantsuse piire. Ehk siis, kui on vaja kiiresti kohaneda muutuva keskkonnaga, siis järelikult tuleb seda teha niiviisi, et need muutused ei põletaksid ka töötajaid läbi. Nii et oli väga positiivne, kui me üheskoos jagasime neid kordaminekuid kollektiivis, tõstsime esile võib-olla neid nippe, mis aitasid kaasa ja see andis lisamotivatsiooni. Et nii õpetajate kordaminekutest oli juttu kui ka õpilaste kordaminekutest. Negatiivne külg võib-olla on see, et jätkuvalt kriisi ajal, nii nagu alati kõik kriisid paljastavad ühiskonna kõige nõrgemaid kohti ja selles kriisis nii kevadel kui ka praegu kool on jäetud suhteliselt üksinda, lahendamaks õpilaste ja õpilaste perede sotsiaalseid probleeme. Ka tänapäeval mina näiteks ei näe seda, et meie sotsiaalosakond on koostanud näiteks mingisuguseid nimekirju abivajajatest. Et kõike seda kannab enda peal kool ja ma usun, et me saame selle missiooniga hakkama, aga selles osas tahaks abi saada. Ja võib-olla veel õpetuseks, et kevadine kriisiaeg on ikkagi näidanud, et kool saab oma ülesannetega väga hästi hakkama, nii õpetamisega kui ka kasvatustööga, kui ka sellega, et ta tuleb vastu abivajajatele. Mina omalt poolt võin öelda, et õnneks meie koolis kriisi läbitunnetamine jääb praeguse seisuga hetkel rohkem nagu kevadesse ja võib-olla mu emotsioonid ongi rohkem nagu selle kevadega seotud ja minu meelest meeletu motivatsiooni andis see nägemine, millise kiirusega meie personal suutis ümber orienteeruda. Ja kogu see digimaailma tulek meie kooli sellise intensiivsusega, sest erivajadustega laste koolis oli üldjuhul see digindus meil teisejärguline ja peeti võib-olla mitte nii oluliseks ja seda enam avaldas tohutut muljet, kuidas personal sellega hakkama sai. Teine kevadesse jääv väga tugev emotsioon oli mul Haridusameti toest ja mul on väga hea meel, et Andres Pajula täna selle preemia kätte sai, sest tõesõna minu meelest tema juhtimisel ja kõikide inimestega, kellega Haridusametis seda kriisi lahendada ja oma muredele lahendust saada oled proovinud, sa tunnetad, et isegi kui otsest abi ei saa, siis inimesed on sinuga ja ma arvan, et rasketes olukordades selline tundmine annab igal juhul tiivad ja on tugevaks abiks edasi toimetamisel. Nüüd võib-olla mis puudu jääb, on see, mida ma täna tunnetan ja isegi mitte nii-öelda meie kooli seisukohalt, aga laiemalt, et ma arvan, et me suve jooksul siiski ei suutnud või ei arvanud, et meil läheb tarvis nii väga planeerida seda tegevusi teiseks laineks, sest koolidel meil kõigil on olemas ju kriisikavad, aga kui me nüüd need lahti võtame, siis tegevused seal on kõike muud, kui me praeguses
olukorras tegelikult teeme. Nii et võib-olla me ei õppinud, me ei kasutanud seda suveaega nii hästi, et praegusele olukorrale vastu seista. Ma lisaksin võib-olla siia juurde veel siis selle, et ühelt poolt, mis oli probleemne, aga mis samas oli ka positiivne, et me arenguvestlustes kevadel personaliga hästi põhjalikult arutlesime meeskonniti just nimelt selle kriisiaja üle ja välja tuli see, et meie digioskused on väga erineval tasemel. Et see oli siis nagu ühelt poolt negatiivne, aga teiselt poolt oli positiivne selles osas, et see andis võimaluse meile õppida, üksteist toetada selles osas ja kõik see selgeks saada ja nüüd seda jälle väga edukalt rakendada. Sest praegu ka mina õppisin seda, et kui sa valmistad ette mingisugust koosolekut, siis sa ei saa seda läbi viia, valmistad selle alati ette juhina. Aga sa ei saa seda läbi viia nii, et see ei oleks sul ülimalt põhjalikult ette valmistatud. Ehk siis sa pead läbi mõtlema absoluutselt kõik, kui sa tahad personali kaasata, veebipõhiselt kaasa rääkima. Kuidas sa seda teed, mis meetodeid sa rakendad ja mismoodi see toimima hakkab. Nii et kõik saavad sinuga kaasa tulla, et sinu hääl ei jääks kajama üksiku häälena kõrbes. Aitäh teile nende isiklike kommentaaride ja väljaütlemiste eest. Meie tänane konverents kannab pealkirja Tasakaal ja kutset Viru keskuses seal tühjas ruumis nii-öelda siis lahti kõneledes mainis Andres Pajula, et meie ülesanne käesoleval aastal ja edasi on otsida tasakaalu mitte just nimelt nii, nagu me 2008 konverentsi pealkirjas otsisime tasakaalu inimeste, juhi ja organisatsiooni vahel, vaid meil tuleb otsida just nimelt tasakaalu kogukonnaga, toimetamisel digi- ja kontaktõppe vahel, tuleb otsida tasakaalu uute suhtlemismeetodite ja ka teatud traditsioonide hoidmise kontekstis. Ma palun igalt juhilt nüüd arvamust, et mida sõna tasakaal teie jaoks tähendab ja mida seal on olulist, mida juhi vaatest täpselt selles ametis, kus te täna olete, soovite jagada. Tasakaal ja teie kui juhi vaade uutele tasakaalu komponentidele, mis meie töös meid hetkel ümbritsevad. Palun. Et võib-olla jah, see loetelu tasakaalu puhul on õige, sest et koolitöö koosneb väga erinevatest aspektidest ja neid kriisi ajal tasakaalus hoida on päris keeruline, eriti siis, kui oleme sunnitud nüüd minema distantsõppele, sest me keegi ei tea, mis ootab meid ees jaanuaris. Ja võib-olla siin ma veel kordaks üle, et jah, need sellised tasakaalu moodustavadki just, et on olemas selged kokkulepped, meeskonnasisesed, näiteks ka millised on need õpikeskkonnad, mida kasutatakse, sest esimesel perioodil mäletatavasti just ka lastevanemate poolt peeti selliseks probleemiks, et iga õpetaja, kes oli Zoomis ja kes oli Teamsis ja kes oli Meetis, et see oleks kooliti nagu väga selgelt ühtemoodi otsustatud. Samuti ka siis õppevormide rakendamine, kui palju on siis näiteks iseseisva töö osakaal ja kui palju on siis distantsilt ehk videotunde. Aga samuti, mida ma eelnevalt ka nimetasin, et sellise optimismi ja kuuluvuse hoidmine just eelkõige klassivälise töö teostamisega ka kaugelt ja kodult. Et erinevad üritused, konkursid, kas nad on siis videodena või raadiosaadetena või ükskõik, et need osutusid kõik võimalikeks. Et see on väga tähtis, et kool hoiaks ka sellisel perioodil kokku ja oleks nii-öelda tasakaalus, et ei kalduks ainult, et kool on 100% kodus. Et kindlasti need asjad on olulised ka vaadates nüüd uude perioodi ette.
võib-olla minu jaoks tasakaal ei ole mugavustsoon, et tasakaal on selline ajutine nähtus, et vahest ongi vaja tasakaalust välja minna selleks, et toimuks ka areng. Et võib-olla selle tasakaalu hoidmisel oleks väga oluline, kui me säiliksime või võib-olla ka hoiaksime kõiki neid meeskonnasuhteid ja koostöösuhteid sellisel samal tasemel, mida me tegime ka kriisi ajal. Ehk siis ma olen ülimalt tänulik oma meeskondadele, mõlema kooli meeskondadele, nii Lasnamäe gümnaasiumi kui ka Lasnamäe Vene gümnaasiumi meeskondadele. Me suutsime seda tasakaalu hoida, sõltumata sellest, et kõik asjad ümberringi ei olnud tasakaalus. Suutsime üheskoos õppida ja ma loodan, et need õppetunnid kevadisest kriisiajast olid meie koolide jaoks edasiviivad. Nii et ma soovitan kõigile meile vahest tasakaalust välja minna ja siis ilmtingimata teatud rutiinide kaudu saaksime jällegi teatud ajal tasakaalus olla ja rahulikult toimetada edasi. Mulle väga meeldis Andrei ütlemine, et tuleb teinekord tasakaalust välja minna, et areng toimuks. Tõesti, raputamist on meil tarvis. Aga mina võib-olla tooksin siin erikooli koolijuhina välja selle tasakaalu hariduse ja sotsiaalvaldkonna vahel, sest meie õpilasi ja nende peresid see kevadine kogemus mõjutas just kõige rohkem ma arvan, et rohkemgi kui haridusvaldkonnas mõjutas see sotsiaalvaldkonna poole pealt. Ehk põhiliseks probleemiks oli, kus last hoida. Ja kool oli justkui, kooliga kadus ära see lapsehoiu variant. Nii et seetõttu nüüd valmistudes nüüd selleks õppeaastaks sealt edasi, on siht selline, et lapsed saaksid hoitud ja vaataksime, et lisaks õppetööle ka koolis olemise sotsiaalsete oskuste, sotsiaalsete suhete osakaal oleks paigas. Minu jaoks kätkeb sõna tasakaal endas kahte mõistet. Üks neist on siis uskumused ja teine on väärtused. Ehk siis milliseid uskumusi me endaga kaasas kanname ja kuidas me neid väärtusi peegeldame, milles me oleme tegelikult nagu omavahel kokku leppinud. Et see ongi tegelikult kõige tähtsam ja kui juht usub sellesse, et tulevad paremad ajad, kui ta suudab selles veenda oma personali ja nemad omakorda on võtmisikuks lapsevanemaga suhtlemisel, siis lähevad need ajad kuidagi valutumalt mööda. Ja ma kindlasti juhina püüan pakkuda tuge tasakaalu näol kõikidele inimestele oma majas, kes seda vajavad. Möödunud perioodil oli paar sellist juhtumit, kus ma tundsin, et kui minu telefonikõne ei oleks õigel ajal inimeseni jõudnud, siis oleks tal olnud väga raske toimetada ja aru saada näiteks, miks ei saa liikuda vabalt ringi, miks ei saa midagi teha, et see oli osadele inimestele hästi keeruline nagu mõista ja sellest aru saada. Nii et ma ikkagi soovitaksin mõelda iga asutuse väärtuste peale ja hoida tasakaalu endas ja läbi selle toetada oma töötajaid ja lapsevanemaid. Ja just see viimane sõna, Eve, mille te välja tõite, lapsevanemad, on minu järgmine aruteluringi nii-öelda sisseviskaja. Oleme ausad, uus reaalsus haridusasutuses ongi esmapilgul justkui tasakaalus, aga see, mis sinna tasakaalu telgedele läheb või kui mitmedimensionaalne on see tasakaalu telgede võrgustik, sellest ilmselt saame me tagantjärgi aru.
Üks fakt, mida lõppev aasta meile kindlalt märgib, on see, et kodud ei ole kunagi varem olnud haridusasutusele ja koostööle nii lähedal, nagu nad on praegu. Palun olge head, järgmises aruteluringis kutsun teid kaasa mõtlema, mis on teie tähelepanekud, kuidas kogukonnatöö ja kooli, kodu, lapse nimel koos võrgustumine või toimetamine, milliseid uue reaalsuse võtteid seal tuleks arvesse võtta, võiks kasutada, millest te seal, kas puudustunnete edasi juhite, räägime kogukonnast, sellest, et nad ei ole kunagi olnud nii lähedal ja võttest, et kuhu siis uut reaalsust edasi juhtida. Olge head. No, kogukonna temaatika on selline minu arust väga keeruline ja võib-olla seda lahti mõtestada. Näiteks suure kooli puhul on äärmiselt keeruline, kes moodustab siis selle kogukonna. Et tavaliselt peetakse silmas kogukonda mingit väiksemat seltskonda inimesi ja võib-olla kogukonna koolidki on meie mõistes olnud ikkagi sellised väiksed, aga kui on tegemist kooliga, kus on ikka 1400 õpilast, siis võib-olla me kogukonna koolist päris rääkida ei saa ja seal ongi võib-olla siis see selline üldine kommunikatsioon ja infojuhtimise süsteemsus nagu äärmiselt tähtis ja kui me räägime siin klassijuhataja rollist, millest oli eelmises aruteluringis palju juttu, siis tegelikult klassijuhataja roll suures koolis ja kooli sõnumite ja samuti ka lastevanemate sõnumite edastaja koolile väga oluline. Nii et kindlasti klassijuhataja rolli tähtsus ka kriisiolukorras on äärmiselt suur. Nagu seal eelmises ringis just öeldi, et klassijuhataja kui juht, kui klassijuht ja kooli väärtuste edastaja, informatsiooni edastaja. Et kindlasti see ja erinevate siis töövõtete ja meetodite kasutamine klassijuhataja poolt, et hoida seda sama, mida ma ka eelnevalt ütlesin, just sellist optimismi ja kuuluvust, on kindlasti väga oluline roll klassijuhatajal. Nüüd see teine pool küsimusest oli, et arvestades seda eriolukorda just või. Et võib-olla siin moderaator täpsustab seda, mida te silmas pidasite. Mis on kõige olulisem uue reaalsuse kontekstis koolis, nii et kool, lapsevanemad ja lapsed saaksid turvaliselt õpiteed jätkata? No siin on jälle nüüd küsimuse, turvaliselt on praegu, et me oleme distantsil. Turvaliselt on see, kui me oleme koolis konkreetselt ja peame rakendama hajutatust, et võib-olla see kommunikatsioon ja täpsete sõnumite viimine kooli nõuetest ja siis ka olukorrast, mis on väljaspool kooli, lastevanemateni võib-olla siis antud olukorras võib-olla väga oluline. Et aga üldiselt sellist mõistmist ka näiteks maski kandmises koolis, arvestades praegust olukorda, oli koolis olemas lastevanemate poolt nii ja õpilaste poolt. Ja siinkohal ma võin natukene täiendada, et ma alustasin sellest, et on ääretult oluline luua sellist ühist, positiivset, konkreetset, täpset info välja. Ja meie kasutasime mõlemas koolis, nii Lasnamäe gümnaasiumis kui ka Lasnamäe Vene gümnaasiumis koheselt sellist otseülekannet, kus me kas YouTube'i platvormil või siis tollel ajal lubas ka Google Meet, et me tegime otseülekande, kus me edastasime täpselt ja võimalikult konkreetset sõnumit, leppisime kokku, kuidas see nii-öelda ametlik informatsioon jõuab vanemateni ja siis vanematel oli võimalik esitada küsimusi.
ja need otseülekanded sügisel on olnud väga populaarsed ja me saime väga palju positiivset tagasisidet. Nii et kuna ka õpetajad osalesid seal otseülekannetes, siis nemad said ka otse vanematelt positiivseid tagasisidet ja võib-olla see, et kaebusi info sulust või siis vähesest infovahetusest ei tulnud, siis me võime pidada ka seda tegevust korda läinuks. Mina võib-olla ka ütlen seda, et mis mind isegi imestama on pannud nüüd sellel sügisel selliseid suuri kaebusi, et mis teil seal koolis toimub, vanematelt ei olegi tulnud. Kuidagi arusaamine selle kooli ja vanemate vahel on see kevadine kriis tunduvalt selgemaks teinud. Kas see kogemus, et alates märtsi keskelt kuni juunini oldi kodus, oli nii tugevalt meeles, et sügisel ei olnud mitte ühtegi vastuvaidlemist vanemate poolt, et koolimaja uksest sisse ei tule. Ja meie kooli puhul on see tegelikult märkimisväärne, sest siiamaani vanemad nõudsid kindlasti, et nad peavad oma lapse klassijuhatajale klassi sisse andma, et lapsed ei saa ise üksi hakkama. Aga üllataval kombel sellest sügisest vanemad nägid, et nende lapsed saavad väga hästi ise hakkama või kui nemad ise hakkama ei saa, siis on meil vastav personal, kes lapsed all vastu võtab. Nii et kui meil esimesed 3 nädalat oli ukse peal silt, et lapsevanemaid koolimajja ei lasta või et saatke lapsed ukse pealt kooli, siis pärast 3 nädala möödumist vahetasime sildi välja ja tänasime vanemaid, et nad oma lapsed koolimaja uksest sisse lasevad ja ise rahulikult koju lähevad. Et minu jaoks, ja ma arvan, et see on asi, mida me jätkame ka tulevikus, kui kõik need kriisiajad möödas on. Tooksin ka siinkohal välja kommunikatsiooni olulisuse, et meil tuli seda teha 2 keeles selleks, et kindlasti vajalik info ja konkreetne info jõuaks õigeaegselt vanemani. Ja arvan seni ajani, et oli siin 1 kuu aega tagasi üks selline kogemus, kus me koheselt ühest väikesest muudatusest vanemaid ei teavitanud, tegime seda 1 päev hiljem ja kohe oli näha, mismoodi see tegelikult mõjutas ja natukene nagu sellist lainetust lõi, et kui ollakse harjunud korraliku kommunikatsiooniga ja pideva selge infoga, siis tegelikult seda tuleb jätkata ja seda tuleb toimetada. Aga samas kindlasti tänaksin väga kõiki meie lapsevanemaid, kes kodudes panustasid sellesse, kui lapsed tõesti kodus olid möödunud kevadel, praegu on kõik lasteaias, panustasid sellesse, et nad aitasid lastel omavahel suhelda. Meil olid väga huvitavad videoprojektid, mida loodi, et tuulekildude rühm tegi projekti Tuleta mind, mäleta sõpra ja naerata, kus siis lennuki vahel saadeti selliseid toredaid sooje sõnumeid üksteisele. Ja tegelikult see minu meelest tekitas esmakordselt meie lasteaias, et meil nüüd läheb 8. aasta sellise tunde, et meil ongi üks selline suur pere ja me kõik hoiamegi hästi kokku, et on kogu aeg olnud niimoodi võib-olla rühmiti. Aga nüüd meil on väga palju lapsi, meil on 12 rühma ja väga-väga palju lapsi, 260 last praeguse seisuga. Aga see ühe pere tunne tekkis tõesti tänu sellisele kevadisele kriisile, et sooviti üksteist väga-väga toetada ja see on meie jaoks hästi-hästi oluline. Ja oleme siis digipaneeliga jõudnud lõpuringile. Lõpuringi küsimus saab olema väga lihtne. Kujutame ette, et head panelistid, teid kutsutakse esinema äriplaani aastakonverentsile järgmise aasta sügisel. Ning küsimus on hästi lihtne. Mida on teiste valdkondade ja teiste organisatsioonide juhtidel õppida haridusjuhilt nende erakordsete 2 õppeaasta eest, millest me läbi oleme tulnud? Olge head, andke vastus
Mis oleks teie sõnum haridusjuhina Äriplaani konverentsil? No võib-olla ma ei usu nüüd, et ärimaailmas seda ei kasutata, aga võib-olla mis on oluline olnud, et on olnud koolides ikkagi selged kokkulepped ja nende järgimine. Siis on ka tähtis olnud koos- ja meeskonnatöö väärtustamine ja just kolleegide õppurite innustamine ja tunnustamine sellistes keerulistes olukordades. Ja kuidas siis kiiresti on suudetud ümber orienteeruda nendes tähtsates valdkondades, eelkõige siis digimaailmas, et võib-olla see on olnud ka selline edu, võib-olla mitte ainult Eesti edu, vaid üldse hariduse edu, et kõik pidid ümber õppima ja kiiresti uusi keskkondi kasutamas. Ma ei usu, et eriti kas või Teamsi või Meeti varem keegi väga kasutanud oli, ükskõik mis valdkonnas siis ka oli, et võib-olla selline kiire ümberorientatsioon, olgugi, et siin võib kritiseerida ka haridust, et võib-olla mõni ootas, et see toimub kiiremini, aga ma arvan, et see oli võib-olla edu võti ja võib-olla siit on midagi rääkida ärikonverentsil. Siin võib ainult Meelisega ühineda, et ma arvan, et tänu sellele, et me hästi kiiresti kaardistasime enda sisemist ressurssi, potentsiaali ja hästi kiiresti suutsime neid koondada selleks, et kohaneda olukorraga. See on kindlasti selline õppimise koht, aga võib-olla ka see, kuidas me seda tegime, et läbi toetava, hooliva juhtimise, mitte nii, et me surusime peale, vaid leidsime kõik need inimlikud lahendused selleks, et süsteemid toimiksid. Mina täiendaksin siin omalt poolt veel sellega, et inimesed olid valmis tegema asju, mis ei olnud üldsegi nende töökohustustega seotud. Kui kevadel tuua, siis väga paljud meist, kuna meil viidi toidupakid lastele koju kätte, mitte et nad ei käinud neid kuskilt toomas, siis selleks oli meil natuke rohkem inimesi vaja kui ainult autojuht. Ja inimesed heal meelel tegid seda. See võib-olla oleks üks asi ja teine oleks see, et meie jaoks oli tõesti ahaa-efekt laste puhul vaadata, kui palju tegelikult nende oskuste piirid meie jaoks laienesid. Me võib-olla võtame paljusid asju väga kindlate piiridega ja eelarvamustega, aga tuleb katsetada, tuleb proovida sinnamaani, kuhu potentsiaali jagub. Mina tooksin omalt poolt välja rollide segususe, nii nagu siin Sirligi ütles, et tegelikult on äärmiselt tähtis see, meil teenindav personal täitis vahepeal õpetaja rolli. Samas mõeldi välja, taheti väga teha tööd ka kaugtöö vormis ja mõeldi välja kõikvõimalikke kahandeid, küll põrandamängudena, pakuti välja ideid, saadeti. Me tegime selliseid kokkuvõtteid erinevaid. Minu meelest see, mida meil õppida, oli võib-olla see, et tõesti teenindava personali pedagoogiline kompetents on väga kõrge ja ei maksa olla kinni selles, et meil kõikidel on oma kindlad rollid. Me võime tõepoolest teatud hetkel olla kellegi teises rollis ja võib-olla midagi juhtida, midagi kellelegi õpetada, kuskil hoopis teises kohas silma jääda. Ja oluline on märgata inimeste tahet ja oskust panustada ja seda kindlasti õigeaegselt toetada. Aitäh! Palun,
olge head, lõpetuseks teile kõigile võimalus, mida te tahate öelda oma kolleegidele uue kalendriaasta saabumise puhul? Lõpusõnadeks palun kõigile annan sõna. Loomulikult kõigile palju tervist ja vastupidamist sellel keerulisel ajal. Kellelegi pole öeldud, et elu peab olema kerge, aga ta ei peaks ka olema nii raske, nagu ta praegu on meie maale ja rahvale. Aga lootust kõigile ja head vana aasta lõppu ja häid saabuvaid pühi. Ma soovin öelda minu meeskondadele, et nad jätkaksid samas vaimus, et nad oleksid endiselt nii tublid, nagu nad on seni olnud, et hoiame üksteist ja kõigile palju tervist, jõudu ja jaksu, et olla veel tublimad järgmisel aastal. Mina üldjuhul olen proovinud inimestesse positiivsust süstida, aga sooviksin sedapuhku tõesti kõigil püsida negatiivsed ja tänaksin kõiki tehtud töö eest ja sooviksin tõesti, et nende pühad oleksid kodus oma kõige kallimate inimeste keskel, sest kui meie tugi, meie isiklik tugi on tugev, siis oleme meie tugevad ka väljaspoole. Mina soovin kõigile lisaks positiivsele meelele, soovin pusimist. Meie moto kohaselt pusime edasi, kõik üheskoos ja nii liigume edasi. Soovin sellist sära, mitte ainult silmadesse, vaid ka südamesse. Et seda jaguks kindlasti jõuluajal, sellest ka see küünlasära, mis peegeldab toredat meeleolu edasi. Ja usun, et positiivselt ennast laadides me suudame mõjutada ka ümbritsevaid. Ilusat ja rahulikku jõuluaega kõigile. Aitäh kõigile meie digipaneelis osalenutele ning rahulikku jõuluaega, südantsoojendavat kooliaasta ettevalmistamist järgmisse kalendriaastasse. Seda teist paneeli kokku võttes. Ma kuulasin teid just, kui te rääkisite, et millega läheks Äripäeva konverentsile ja tabasin ennast mõttelt, et hariduses on ikkagi laiem tähendus. Me oleme siin kellegi pärast. Meie hariduse elukaare kujundamine juba lasteaiast kuni doktorikraadini ja täiendõppeni elukestva õppe elukaare lõpuni praktiliselt on nii suur missioon ja samas ka nii suur väärtus, et seal saavadki avalduda kõik need juhtimise erivormid, millest teie oma näidetes rääkisite. Nii et just see laiem vaade, mida hariduses tuleb kanda, on see miski, mille kaudu on mul täna päris hea meel siin moderaatorina istuda ja mõelda, et vaata kui lahe. Me tegime vahetuse ja hoopis haridusjuhid on lavalaudadel piltlikult öeldes ja eksperdid on siis nii-öelda teise arvamusega või siis ingliskeelne väljend second opinion kõrval.